Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Head kolleegid. Tuulikute kõrgus ja võimsus on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, viies meid olukorda, kus senine õiguslik ja tehniline arusaam tuuleenergia mõjust on jäänud ajale lootusetult jalgu. Kui veel kümmekond aastat tagasi jäi tüüpilise maismaa tuuliku kõrgus alla 150 meetri ning labade läbimõõt ei ületanud 100 meetrit, siis tänased arendused liiguvad hoopis teisel skaalal. Uutes planeeringutes, sealhulgas Sopi, Tootsi ja teistes kavandatavates parkides planeeritakse kuni 250 kuni 300 meetri kõrguseid tuulikuid. See tähendab, et me ei räägi enam lihtsalt energiat tootvatest seadmetest, vaid sisuliselt mastaapsetest tööstusobjektidest, mille füüsiline ja psühholoogiline mõju ulatub kaugele üle nende vahetu asukoha. Selliste tuulikute mõju on mitmetasandiline: akustiline mõju, müratase, sealhulgas madal sageduslik müra ja infraheli, on uute põlvkonna tuulikute puhul märkimisväärselt kõrgem. Kuigi inimese kuulmislävi algab 20 hertsist, on mitmed teadusuuringud näidanud, et infraheli alla 20 hertsi võib mõjutada närvisüsteemi, südame-veresoonkonna ja põhjustada teisi häireid, sealhulgas unehäireid, ärevust või üldist elukvaliteedi langust. Madal sageduslik heli ei kao seinte taha ega nõrgene sarnaselt kõrgsageduslikele helidele. Lisaks on probleemiks ka varjutamine. Päikesepaistelisel ajal põhjustavad pöördlevad labad vilkuvaid varje, mida kogetakse tuulepargi läheduses asuvatest majades. Inimesed kirjeldavad seda kui vilkuvat valgusmüra, mis on häiriv nii inimestele kui ka loomadele. Ka visuaalne mõju on väga suur häiring. Kõrguse tõttu on tuulikud nähtavad kümnete kilomeetrite kaugusele, rikkudes maastikuvaadet ja rikkudes ka piirkonna visuaalset identiteeti. Suur tuulik tähendab alati domineerivat visuaalset elementi, mida ei ole võimalik varjata ei metsa ega maastikureljeefi taha. See muudab ümbruskonna taju, kodutunne asendub tööstusmaastikuga. Samuti on suur mõju ka kinnisvarale. Rahvusvahelised uuringud, sealhulgas Saksamaal, Hollandis ja Ameerika Ühendriikides, näitavad selgelt, et mida lähemal tuulikule kinnisvara asub, seda suurem on selle väärtuse langus. Eestis ei ole vastavaid uuringuid tehtud ja see on probleem. Kuid praktikas näeme juba täna, et inimesed ei ole valmis ostma kinnistuid tuulepargi lähistele ja vastupidi, kipuvad sealt hoopis ära kolima. Samuti puuduvad Eestis tervisemõju uuringud. Eesti riik toetub oma seisukohtades välisuuringutele, eelkõige Taani, Hollandi, Saksamaa ja Suurbritannia uuringutele. Eestis endas ei ole seni tehtud sõltumatuid tervisemõju uuringuid uue põlvkonna tuulegeneraatorite kohta. Ja praegu seaduslik tuulepargi mõjuala ulatus on Eestis seaduses määratud 2 kuni 3 kilomeetrile. Sellest kaugemal elavad inimesed pole seaduse silmis justkui mõjutatud, kuigi nad tegelikult on. See kunstlikult piiratud mõjuala välistab suure osa inimesi nii keskkonnatasude saajate hulgast kui ka planeeringutes osalemise võimalusest. Kui me vaatame, mis toimub Soomes, siis Soomes tegi 2024. aastal Keskkonnaministeerium ettepaneku, et tuulikud asuksid hoonetes
hoonetest 8 korda kaugemal, kui on tuuliku kogukõrgus. Ja peaaegu samasugune reegel on ka Saksamaal. Seal kehtib 10 kõrguse reegel ja Lätis jõudis ka parlamenti eelnõu, millega siis soovitakse peatada uute tuuleparkide rajamine. Meretuuleparkide puhul arvestatakse Eestis 20-kilomeetrise mõjuraadiusega. Ja kas pole siis loogiline, et sama mõõdupuu peaks kehtima ka maismaal, kus inimesed elavad vahetus läheduses ning kogevad müra, vibratsiooni ja visuaalset survet märksa enam. Meie praegune seadus seab maismaa tuulepargi mõjualaks, kui ta on kõrgem kui 250 meetrit, 2–3 kilomeetrit. Ja see eelnõu parandab selle vastuolu. Me teeme ettepaneku määratleda 250 meetri või kõrgemate tuulegeneraatorite mõju ulatuse 20 kilomeetrile, samamoodi nagu see on määratletud meretuuleparkide planeeringutes. Kui tuulik on sama kõrge, sama võimas, olgu ta siis paigutatud kas merele või metsa vahele, siis me peaksime neid mõjusid kohtlema sarnaselt, mitte erinevalt. Selline õiguslik asümmeetria ei ole mitte ainult ebaloogiline, vaid on ka põhimõtteliselt ebaõiglane. Õiglus algab võrdsest kohtlemisest nii elanikule kui maaomanikule. Inimene, kes elab 15 kilomeetrit kaugusel tuulikust, aga kelle uni, kinnisvara hind ja kelle elukeskkond on mõjutatud, ei saa enam kuulda õiguskantsleri või ametnike suust, et teda see mõju ei puuduta. Ja seetõttu ei saa tänast õiguslikku korda pidada õiguspäraseks ega teaduspõhiseks, kui riik soovib olla aus ja tasakaalukas rohepöörde läbi viia, siis tuleb mõjuala määratlus viia vastavusse tegelikkusega. Meie eelnõu teebki selle ära, sätestades, et 250 meetri või kõrgema tuulegeneraatori mõjuala peab ulatuma 20 kilomeetrini. Et kui riik tahab rohepööret, siis peab see toimuma koostöös inimestega, mitte nende arvelt. Ja planeerimissüsteem peab lähtuma mitte ainult majandushuvidest, vaid ka põhiseaduslikest õigustest, milleks on elada rahus, väärikas elukeskkonnas ja olla kaasatud. Aitäh ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. Suur tänu teile. Teile on ka küsimusi. Jüri Jaanson, palun. Ja suur tänu, austatud ettekandja ja austatud istungi juhataja. Suuremalt teie eelnõud kommenteerimata, kuna mainisite Sopi-Tootsi tuuleparki, siis Riigikogu keskkonnakomisjon külastas eile just seda, et tegi oma istungi seal, aga see oli ka üks teie fraktsiooni kaaslane muuseas. Ja seal selgus siis, ma loetan ette mõned asjad, et kõige kõrgem, mis seal tuulik on, labaulatuse tipuni on 243 meetrit, aga see selleks. Mis ma tahan öelda, välja tuua on nimelt nii, et seal on kõik uuringud Terviseameti poolt tehtud, sealhulgas on lõpetatud ka infrapuna uuring ja ühtegi kaebus või ühtegi sukest probleemi nende poolt ei olnud. Ja teiseks, koostöö kogukonnaga on seal väga hea. Meie kohtumisel osales ka vallavanem, kes omakorda kinnitas ka väga head koostööd. Ja küsimus on, et kas te ise olete käinud nende tuuleparkide arendustes või tuuleparkidel koha peal kohtunud ja milline on teie tagasiside olnud? Aitäh! Jah, aitäh küsimuse eest. Olen käinud Saarte tuulepargis ja seal jäävad ka need tuulikud sinna alla 300 meetri kõrguse ja kui rääkida kohalike inimestega, on tõesti erinevaid arusaama, aga väga paljud seal läheduses elavad inimesed on kurtnud
muresid, Terviseametile on kirjutatud häiringutest, et kui inimene pidevalt elab seal väljas, siis nähtavasti see ei ole võrreldav korra külastusega, vaid need probleemid tekivad pikemaajalises mõjus ja kui vaadata, et milline on meie seaduse regulatsioon, et nüüd esmaspäeval, kui te juhtusite kuulma minister Suti ettekannet, siis tema tõi näitena, et kõiki meie neid uuringuid ja metoodikaid reguleerib siis juhend, mis siis riigihanke korras telliti ja kuigi sellel ei ole nagu õiguslikku siduvust, selle hanke mõjul saadud juhendi nimi on siis tuuleparkide keskkonnamõju hindamise juhend, müra ja vibratsioon ja varjutamine. Tundsin huvi, et kas see baseerub ka kaasaegsetel andmetel, et me teame ju ise, et kui 2004. aastal neid esimesi tuulikuid paigaldama hakati, need olid kas seal 1 megavatised, need jäid alla 100 meetri kõrguse ja nüüd on tehnika nii palju arenenud, et tuulikute kõrgused ulatuvad seal 300 meetri kõrguseni, võimsused on seal juba arvestavad 8 megavatiseid ja need samad uuringud, mis on tehtud, need on üle 10 aasta vanad, et need ei arvesta nagu neid uusi tehnoloogilisi arenguid. Aitäh! Mait Klaassen, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Kõigepealt mõned asjad klaariks ka ära, et me käisime üheskoos siin kogu komisjoniga seal Sopi-Tootsi tuulepargis. Ja ega me ei oleks sinna kohale jõudnud, kui autojuht ei oleks teadnud, sest et mitte kuskile seda näha ei olnud 3 kilomeetri kauguselt ka. Peale selle seal tuulikute all seistes ei olnud muud kui tuul vihises kõrvus, ühtegi tiivikuäärt ma ei kuulnud. Ja see, mida siin kolleeg Jaanson mainis, et teie erakonna fraktsioonikaaslane oli ka kaasas, siis meil tekkis mõte, et ostaks endal sinna tuulikute lähedale ühe elamise, sest seal saab kompensatsiooni. Aga küsimus on mul hoopis selline, et millest tuleneb see 20 kilomeetrit merealadel, kas see on visioon, tähendab nähtavuse pärast või mingil muul põhjusel ja miks see 3 kilomeetrit ei rahulda teid? Aitäh küsimuse eest, väga lihtne. Ma leidsin, et kui seaduses on hetkel määratletud nii, et meretuulepargid, mille puhul me teame, et nad on kõrgemad ja nad on võimsamad, et seadus on juba kehtestanud selle 20 kilomeetrit. Et kindlasti on seal taga uuringud, miks see on tehtud, miks see mõjuala on 20 kilomeetrit ja kui nüüd see sama võimas, sama kõrge tuulik, mis parameetritelt vastab meretuulikule, on pandud maismaale, siis oleks ju loogiline, et sama mõjuala, mis on tal merel, on ka maismaal. Ja sealt tulenevalt ongi see 20 kilomeetrit võetud. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja, siin eelnevad küsijad küsisid või ütlesid, märkisid, et käisid seal tuulepargis ja midagi ei olnud tunda ega kuulda. Aga ega radioaktiivne kiirgus on ka selline asi, et ega seda ka ei tunne ei näe enne, kui lõpuks juuksed peast ära kukuvad. Põhimõtteliselt on olemas aastast 2018 WHO juhend, mis käsitleb tuuleparkide ohtlikkust, kus on ära märgitud siis ka alates südamepuudulikkust, lõpetades siis
unehäiretega, et see teema on väga ohtlik. Ja 2. detsember möödunud aastal Aive Telling ministeeriumis teatas, et Eestil tegelikult puudub teadmine kogu selle informatsiooni kohta, mida need tuulikud tegelikult põhjustavad. Vaatamata sellele, et Eesti esindaja ütles, et ei tea midagi, siis hakati produtseerima ikkagi seda, et kõik on korras. Kuidas saab võimalik olla, kui Eestil puudub teadmine ja ikkagi arendajad räägivad, et kõik on korras? Aitäh! Aitäh, väga hea küsimus, et mul on ka samasugune küsimus tekkinud, et miks eiratakse nende inimeste kaebusi, miks ei võeta neid nii tõsiselt, et tunda huvi, et kas ja mis põhjusel inimesed tunnevad neid tervisehäiringuid ja kui nüüd vaadata, kui palju on samasuguseid kogemusi ka mujal maailmas, siis neid varjatakse, ei avalikustata, seda enam, et suhtutakse ka eelarvamusega, on ka siit puldist öeldud, et infraheli on kuskil põllu peal ja see on välja mõeldud, et sellist asja pole olemaski justkui, ja inimesed, kes tunnevad häiringuid, et need ei ole võib-olla vaimselt terved, et on selliseid vihjeid tehtud. Aga mina näen siin ühe põhjusena ka suurt rohepesu projekti, et kuivõrd ebaõiglane on juba see olukord, et kohalikes omavalitsustes tellivad arendajad keskkonnamõju hindamise uuringuid, ehk siis seal tekib selline küsimus, et kas me saame neid mõju-uuringuid usaldada, kui selle maksab kinni asjast huvitatud isik, ja teisest küljest veel, et võtame kas või selle terviseuuringu või mürauuringu, mis siin aastavahetusel oli, et kui kaua seda varjati, enne kui avalikustati, ja sellega käis kaasas ka veel väga palju ebaselgust, et ei vastanud need mõõteriistad piltidel olevatele, et kogu selline diskussioon, mis meil ka praegu siin on ju tegelikult tekkinud ühelt poolt, see on tekkinud kas siis valitsuse poolt, et need asjad ei ole lahti räägitud, et ei ole sellist õigusselgust, ei ole ju meil õiguslikke ka normatiive, vaid me kogu aeg baseerume välismaistel kogemustel, ja kummaline on veel see, et nii suuri tuulikuid, nagu praegu Eestisse kavandatakse, ju väga palju ei ole varem püstitatud maismaale. Aitäh! Yoko Alender, palun! Ja aitäh, austatud aseesimees, hea ettekandja. Tõepoolest, eile keskkonnakomisjoniga käisime Sopi-Tootsi tuulepargiga tutvumas, ja seal siis õhtul toimus ka tutvustus kohalikele värskelt tehtud siis mürauuringust, ja seal ainus kord, kus siis ületati neid ette nähtud norme, oli päevasel ajal üks kord, kui väärikas eas kodanik vaatas väga valjusti siis telerit. Et võib-olla Riigikogu infotunni ülekannet ei oska öelda, et mis te arvate, et kas tuleks midagi ette võtta? Ma ei kuulnud, et hästi, mida ta kaotas? Palun mikrofon tagasi Yoko Alenderile. Ja ainus kord, kus siis tuvastati müra normtaseme siis ületamine Sopi-Tootsi tuulepargi lähistel, nendes elamutes, mis seal on, oli siis, kui üks kodanik oli siis vaadanud päeval kõva väga valju häälega televiisorit. Et päevasel ajal võib-olla Riigikogu infotundi ei oska öelda, aga mis te arvate, et kas tuleks keelustada või tuleks midagi ette võtta? Aitäh! Jah, et aitäh küsimuse eest, et see nagu näitabki sellist suhtumist, et kui me ei võta tõsiselt häiringuid, mis on tuulikutel ööpäevaringselt, öisel ajal, nädalavahetusel, ja võrdleme seda justkui mingi ajutise häiringuga, et see nagu ei ole päris adekvaatne, et me peame ikkagi väga
tõsiselt suhtuma nendesse kaebustesse, et öelda, et tuulepargid mitte mingit mõju ei avalda, ei ole müra, ei ole keskkonnamõju, aga samas näete, maksame talumistasu. Ja teisest küljest, mille kohta on ka maainimesed väga tihti küsinud, et kui need on väga head, väga kasulikud, väga kenad, et miks neid siis paigutatakse meil Vinni valda ja sinna Valgamaale ja äärealadele, et miks me ei paiguta neid tuulikuid sinna, kus on tarbimine, miks ei ole neid siia Viimsisse, Kakumäe kanti, siia Harjumaa külje alla, Tallinnasse lähedusse, et miks me siis teeme selliseid erandeid, miks me peaksime välja ehitama võrguühendused, kui seda kõike oleks ju võimalik siia Tallinnasse ju ehitada, oleks ülekandeliinid palju lühemad, et äkki me muudame seda planeeringut selliselt, et ei paneks seda nii vaiksesse maakonda, keskkonda, kus inimesed on harjunud väiksema müraga ja ka telekamüra võib vaikses kohas olla väga häiriv. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja. Muidugi härra Klaasenile soovitab paksemaid prille, kui ta Tallinna teletorni kõrgust objekti ei märka. Ja muidugi on lugu selles, et nii katastroofilisi uuringuid ikka annab teha, et pöörduge kohalike elaniku poole, näiteks Toomas Toimeta, kes elab 7 kilomeetri kaugusel Sopi-Tootsi tuulepargist ja on ise akustik ja tegeleb mõõtmisega ja kõrvakuulmine on hea. Ja lendava mootori mürin nii-öelda saadab neid ikka päris tihti seal Sopi tuulepargi kandis. Nii et see meenutab mulle seda sama tõde, mida te COVID ajal rääkisite, et tehke süst ära ja enam nakatumist ei ole. Aga oli vastupidi. Aga ettekandjalt küsin seda, et ma loen siin Briti vastavat seadust, kus on erinevad kõrgused määratud ja erinevad kaugused. Näiteks kui on üle 150 meetri kõrgune tuugen, siis kauguse nõue on 3000. Miks meil üldse ei arvestata neid nõudeid? Ja kui välismaal on vastavad nõuded olemas? Ja aitäh küsimuse eest, et meil on tõesti väga äärmuslik olukord, et 300 meetri kõrgused tuulikud paigutatakse nii lähedale asulatele, et see võib ka alla kilomeetri paigutada, et see ei ole ka ju väga levinud praktika, kui võrrelda teiste riikidega. Väga paljud riigid ongi arvestanud kõrguse puhul ka kauguste elamust, et kui ka Soome on värskelt võtnud vastu seaduse, et tuulikud asuksid elamutest 8-kordse kauguse võrra kõrgusest, ehk kui on 150 meetri kõrgune tuulik, et ta siis asub kuskil seal 2 kilomeetri kaugusel esimesest elamust, aga meil on mindud väga kuidagi toorest meetodit kasutades elanikkonna rahu häirima, et nii kõrged tuulikud on elamutele nii lähedale paigutatud ja ainus põhjus on olnud selline, et siis ei saa neid ju nii palju paigutada ja samas jääbki arusaamatuks, miks tahetakse Eestisse tuuleenergiat nii palju tekitada, kuigi me ju teame, et kui tuul ei puhu ja päike ei paista, siis me oleme kõik sõltuvuses juhitavast energiast. Ja arusaamatu on, miks siis tõesti hetkel on planeeringusse pandud üle 6000 megavatti tuuleenergia tootmist, et ei leia ühtegi mõistlikku seletust sellele peale selle, et tegu on rohepesuga. Aitäh! Ja suur tänu, lugupeetud ettekandja, ja teile on ka küsimusi. Jüri Jaanson, palun. Ja austatud ettekandja,
just, et austatud ettekandja ja istungi juhataja ka muidugi. Ja teie väitsite oma jutus seda, või ettekandes seda, et Eesti valitsus on põhimõtteliselt tuuleparkide ja taastuvenergeetika puhul rohkem toetunud nagu välismaistele uuringutele põhimõtteliselt. Mina tean küll, et Eestis teostab uuringuid üldiselt Keskkonnaamet, aga inimestega seotud uuringuid ikkagi Terviseamet hästi palju. Ja minu küsimus ongi selles plaanis, et mis te arvate, et kas Terviseameti poolt tehtud uuringuid võib pidada usaldusväärseks? Ma eeldan, et on. Ja milline on üldse teie nägemus, et kes või milline institutsioon võiks või institutsioonid võiksid neid uuringuid läbi viia selleks, et või nagu kogukonnad, ettevõtjad, kõik osapooled või huvigrupid oleksid nende tulemustega rahul? Aitäh, väga hea küsimus. Jah, ma viitasin oma ettekandes, et tõesti Eestis vähe uuringuid tehakse ja selles juhendis on kasutatud Terviseameti uuringuid 2014. aastast ja üks Terviseameti uuring siis puudutab Aseriaru tuulepargi tööst tulenev müra. Tulemused ja kokkuvõtted ja järeldused ehk siis seda uuringut on kasutatud selles moodsas, uues, värskes mürauuringu juhendis aga tuletame meelde, millised on Aseriaru tuulepargis olevate tuulikute kõrgused, et seal on tuulikumasti kõrgus on 90 meetrit ja selle rootori läbimõõt seal 103 meetrit ja see võimsus jääb sinna 3 megavati kanti ja samuti on seal Terviseameti uuring siis 2012. aastast, mis siis puudutas Aulepa tuulepargi müra mõõtmist ja modelleerimist ja seal on samuti väga väiksed tuulikud, jäävad sinna 100 meetri kanti, aga me antud hetkel räägime tuulikutest, mille kõrgus on kuni 300 meetrit, üle 250 meetriste tuulikute ja kui me nüüd mõtleme tõesti seda sama analoogiat, et mis oli selle eelnõu eesmärk oligi muuta normid selgeks ja ühetaoliseks, kui meretuulepargil on seal meretuulikul, mille kõrgus on seal üle 250 meetri, et on mõjuala 20 kilomeetrit. Miks me teeme selliselt vahet, et maismaa tuulikul nihutame selle mõjuala 2,5 kilomeetri kaugusele? Muide, meil oli ka juttu sellest keskkonnakomisjonis ja seal leiti, et see mõjuala on sellepärast ehk vähendatud, et taluvustasu saajate arvu vähendada. Aga ma leian, et kui inimesel on põhjus saada talumistasu, siis me peaksime seda arvestama ja mitte looma kunstlikke piire, vaid ikkagi lähtuma inimesest. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Te puudutasite eelnevalt seda, et Terviseamet on teinud seal mingisuguseid mõõtmisi ja seal olid ebakvaliteetsed ja kaheldava väärtusega tulemused. Ma olen absoluutselt nõus teiega selle väitega, sellepärast, et igasuguse riikliku järelevalve peab teostama tulenevalt mõõteseadusest, kus aparaadid on taadeltud, kalibreeritud, need, kes mõõdavad, peavad olema läbinud vastavad kursused ja nii edasi. Ja mis kõige olulisem ka see, peab olema mõõtemetoodika, mis tegelikult tuleneb keskkonnaministri määrusest number 70, vist kui ma õieti mäletan. Ja selles ministeeriumi määruses olemas ainult 2 mõõtmismetoodikat, ehk kuhu pannakse need mõõteaparaadid, milline peab olema ilm, tuul ja nii edasi. See on autoteedelt müra mõõtmine. Öelge mulle, kas teie oskate selgitada, kuidas on võimalik teostada riiklikku järelevalvet, kui metoodika puudub ja me ei tea täpselt, kuhu need aparaadid panna, kui tiheda sagedusega, mitu päeva on vaja mõõta, milline peab ilm ja nii edasi, nii edasi. Aitäh! Aitäh väga hea küsimuse eest. Ka minule on jäänud mulje, et Terviseamet on seni tegelenud ainult selle kuuldava
müra mõõtmisega, et need aparaadid, millega infraheli saaks mõõta, nendega oli suur segadus, et Terviseametilt saab küsida võib-olla täpsemalt, et ei olnud nad ajakohaselt taadeldud ja oli nende mõõtmistega palju segadust, aga meil puudub selline juhend seaduse järgi, õigusakt, et kuidas siis on reguleeritud müra mõõtmine, infraheli mõõtmine, et hetkel on meil tehnoloogia väga kiiresti eest ära liikunud või arenenud, aga need regulatsioonid ei ole järgi jõudnud ja mina leian ka, et me peaksime inimeste tervist, terviseohutust silmas pidades ka nüüd regulatsioonidega järele jõudma, et veenduma, et inimeste tervist ei mõjuta ja kui see mõjutab, et kui kaugel on see ohutu piir, et antud juhul on minu meelest süsteem nagu metsikus läänes, et puuduvad õiged regulatsioonid, selged normid ja õigusriigis ei peaks selliselt enam edasi minema. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja. Keskkonnakomisjoni istungil lugesin protokollist, et komisjoni esimees Yoko Alender muretses, et kui see heaks kiita, siis kohaliku kasu instrumenti tuleks rakendada 20 kilomeetri raadius, aga see viiks, ta ei öelnud küll, et Eesti riigi pankrotti või omavalitsused tõstaksid käed püsti, et ei saaks nagu hakkama selle koormusega ja inimestel oleks rõõmu ka palju, aga kas teie eelnõu, kui te esitasite, olete ka sellega arvestanud, et inimestel hakkaks ka nii-öelda natukene raha tulema nende rahakotti 20 kilomeetri raadiuses? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus. Jah, et seal ka komisjonis tõesti tekkis selline arutelu, et see saadav tulu ehk praegust, kuidas see keskkonna tasude seaduse järgi on, et kui see nüüd nii laiale pinnale, see kogus, see väike 1% või alla 1% müügitulust, elektrimüügitulust, mis siis kogukonnale tagasi antakse, 20 kilomeetri peale ära jaotatakse, et sellest justkui ei saa keegi kasu. Aga me peaks vaatama arendaja seisukohalt, sest tegelikult me peaksime kaitsma oma inimesi, et kui on põhjus saada talumistasu, siis peab see olema õiglane. See peab olema selline, et inimene on ja või kogukond või kohalik omavalitsus oleks motiveeritud. Kui ma käisin siin sügise hakul Saarte tuulepargis ja rääkisime Saarte vallavanemaga ja nemad siis tõid ka näited, kui palju vald saab talumistasu ja seal suvekuudel jäi see 14 000 euro kanti, see oli just suvekuudel, tarbimine oli väike ja see ei ületa tegelikult, kui näiteks inimestele muutuvad tuulepargid nii häirivaks ja nad kolivad vallast välja, siis vald pigem kaotab palju rohkem maksumaksjate kadumise näol, millest ju laekub maksumaksjates ju tulumaksust ju laekub valla eelarvesse väga oluline protsent ja kui ta kaotab need oma maksumaksjad, siis tuuleenergiast saadav talumistasu võib jääda väga väikseks. Et hetkel me tõesti oleme olukorras, kus see talumistasu ei ole motiveeriv. Me näeme, mis toimub omavalitsustes, mis toimub kogukondades. Inimesed on isegi öelnud, et nad on nõus maksma selle sama summa vallale, et tuulikuid ei tuleks. Et nad ei ole huvitatud ei talumistasust ega ka nendest tuulikutest. Võimalik, et siin ongi see probleem, et talumistasu pole piisav. Aitäh.
Äkki oli mingi vastulause või? Jah, ma ei tea, 3. küsimus. See on kogemata vastu. Ma korra täpsustan nüüd, Yoko Alender, et praegu näitab, et teil on 3. küsimus, aga teil ei ole võimalik 3. küsimust küsida. Et sellisel juhul ma ei saa seda küsimust võtta. Et seda Riigikogu istungi süsteemi ma praegu usaldan. Et Jüri Jaanson, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, et tegu on praegu esimese lugemisega ja kummalegi ettekandjale saab Riigikogu liige esitada kokku kuni 2 küsimust. Ehk siis ma ei saa seda 3. küsimust võtta. Jüri Jaanson, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ja ma vaatan istungi juhatajale selles suhtes natuke protesti, sest süsteem praegu eksib. Nimelt asi oli selles, et kuna ettekandja ei kuulnud küsimuse jooksul Yoko Alenderi küsimust ja paluti korrata tal ja korduseks lülitati mikrofon sisse ja ta kordas küsimust. Selge, aitäh teile täpsustuse eest. Jah. Ja, ma tänan selle täpsustuse eest, et kui on selline olukord, et siis me loeme selle 3. küsimuse teiseks küsimuseks ja Yoko Alender saab selle võimaluse esitada teise küsimusega, et kuna enne mind oli siin teine istungi juhataja, siis mina seda konkreetset situatsiooni sellel hetkel pealt ei näinud, aga kui nii on, siis Yoko Alender, see on nüüd teie teine küsimus, palun. Aitäh, suur aitäh, härra esimees ja austatud ettekandja, et ütlesite, et see kohalik kasu ei ole piisav, et see suurusjärk on siis umbes 3000 kuni 6000 eurot aastas ühele majapidamisele. Et kas te olete analüüsinud, et juhul kui seda eelnõu, mis te olete esitanud Riigikogu toetaks, et kui palju see summa väheneks, et kui väike see summa saaks siis olema nendes praegustes tuuleparkides? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Need on piirangud, et see talumistasu toetus on 6 kuu miinimumpalga ulatuses. Ja ma saan aru, et te soovite teada, et kui me nüüd selle sama majapidamisele mõeldud summa jagaksime nende majapidamistega, mis asuvad 20 kilomeetri raadiuses, et palju sellest järgi jääks, et me tahaks selle koha peal rääkida mitte nüüd majanduslikust kasust, vaid see eelkõige ei ole mitte kasum, vaid see on talumistasu. See keskkonnatasude seaduses need hüvitised, mis on ette nähtud peredele, mis asuvad tuulepargi läheduses mõjualas, et see on talumistasu. Ja ma leian, et kõige õiglasem oleks kokkuleppele jõuda selles küsimuses, et kui kõrge see talumistasu üldse peaks olema, et inimesed oleks nõus sellise keskkonnahäiringuga ja teisest küljest, et peame arvestama, kui kaugele see keskkonnahäiring sellest tuulikust ulatub, et kui on meil seaduses meretuuleparkide puhul 20 kilomeetrit, see seadus see 20 kilomeetrit on seadusesse kindlasti pandud argumenteeritult, teaduspõhiselt, siis vahepeal on ka maismaa tuulepargid nii palju arenenud, et nii palju võimsamaks muutunud, et neid saaks võrrelda meretuuleparkidega, ehk siis see mõjuala peaks olema 20 kilomeetri kaugusel ja kui tõesti see inimene, see leibkond, mis praegu saab selle tuuliku läheduses 3 kuni 6 000 aastas talumistasu, siis peaksid sellist talumistasu nähtavasti saama ka kaugemal olevad inimesed, et kindlasti 20 kilomeetri kaugusel ei ole see häiring nii kõrge,
vaid on võib-olla madalam, saab need tasud ümber määrata. Hetkel me räägime siiski mõjualast ja nähtavasti peab siis ka reguleerima neid talumistasude summasid vastavalt mõjuala ulatusele. Aitäh! Ja Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, hea Evelin, et tegemist on ikkagi väga õige, väga hea eelnõuga, ikkagi ka õiges suunas. Minu küsimus on pigem nagu selline üldfilosoofiline, et kui moraalne või eetiline on üldse nendel nii-öelda taluvustasude ja kõige selle teemal rääkida, sellepärast, et see on põhimõtteliselt äraostmine. Me mäletame ajaloos, kuidas põlisrahvast osteti klaaspärlite eest ära, eks ole, nende maa, nende põlisrahva õigused. Ja meie oma valitsus tegelikult müüb praegu oma rahvast maha läbi selle juhuenergeetika projektide, mis ei ole tegelikult energeetika. Et äkki me peaks üldse ära lõpetama igasuguse sellise taluvustasu, sellise jutu, eks ole, et me peame vaatama, kuidas me sellest kasu saame. Tegelikult terve Eesti rahvas, jah, lokaalselt, eks ole, makstakse mingisuguseid taluvustasusid, aga terve Eesti rahvas hakkab kinni maksma ja kannatama nende kõrgete võrgutasude ja kokku elektrienergia hindade läbi pärast. Aitäh! Jah, et kindlasti see raha ju kuskilt võetakse, mida siis makstakse nii võrgutasudeks kui ka talumistasudeks, et ei ole sellist olukorda, et see tuleb mingilt müstiliselt kohalt nagu me nimetame praegu seda tarbijaks, aga tegelikult reaalsuses ongi see maksumaksja, see on inimene, see ei ole meil Eestis ühtegi sellist või on mõned võib-olla kuskil metsa sees, kes elektrit ei tarbi, kuna nad ei ole suutnud maksta Eesti Energia liitumistasu. Aga kui me mõtleme sellele, et mingi ettevõte tahab raha teenida, tahab tootmist arendada, siis ja tema tegevusega kaasneb häiring, olgu see siis keskkonnahäiring, mürahäiring, siis ta peab selle kuidagi kompenseerima. Ja selleks ongi need talumistasud. Et kui see talumistasu tõesti on nii kõrge, need kulud on nii kõrged, siis peab ettevõtja mõtlema, et kas tal tasub seda ettevõtet sellest piirkonnas arendada ja kui ei oleks hetkelgi neid tuuleenergia toetusi, siis ei hakataks kuhugi metsade vahele tegema tuulikuid, vaid otsitakse sellele võimalikult soodne koht, kus on pidevalt tuult, on ta siis rannikualal, siis ei oleks need tuulikupargid nii killustatud, sest sinna juurde tulevad ju võrguühendused, et praegune mudel, mis puudutab tuuleenergia tootmist, ei saa olla jätkusuutlik. See viib kas Eesti riigi pankrotti või viib see meie inimesed pankrotti, ja samas see keskkonnamõju on ka väga laastav, et loodame, et need tuulearendused jõuavad ennem lõpule, kui kopp maasse lüüakse. Aitäh! Mart Helme, palun! Jah, aitäh! Mina näen siin sellist momenti, et tegelikult mida laiemale nüüd tõmmata see ring ümber konkreetse tuulepargi, millesse jäävatele inimestele on vaja seda talumistasu maksta, seda mõttetumaks muutub tegelikult nende tuuleparkide rajamine, sest lõppkokkuvõttes see hõlmab nii suurt hulka inimesi ja toob kaasa niivõrd arvestatavad kulud ja ka vastutused. Ja ega me ei räägi ju ainult inimestest, me räägime ka konnadest ja kotkastest ja jänestest, kes selle ringi sisse jäävad. Et ma arvan, et see paneb väga tõsiselt mõtlema, on ju praegu nii selge, et tuulepargid ja tuuleenergeetika ei ole odav ja ei ole kahjutu, ei ole keskkonnale ohutu ja puhas. Et selles mõttes ma arvan, et see on samm selles suunas, et mõistus koju tuleks ja tuuleparke rajatakse tõepoolest sinna, kus sellel on reaalne mõte, näiteks mõnele üksikule saarele, ja
inimesed nende kodudes jäetakse sellest puutumata. Saan ma sellest õigesti aru? Jah, aitäh, väga hea küsimus, väga hea tähelepanek, et kui me vaatame neid mastaape, et kui tuulepargi kõrgus, seal on need tuulikuid tähtavasti 13-15 tükki ja kui selle kõrgus ulatub seal Tallinna teletorniga võrreldavatesse kõrgustesse, siis see mõju ulatus ongi ju 20 kilomeetrit vähemalt, kui me vaatame, kui kaugelt me näeme Tallinna teletorni, siis see talumistasu ja see mõju ulatus nii suurte, nii mastaapsete objektide puhul on vähemalt 20 kilomeetrit ja see looduse kahju, mis kaasneb nii rohealadele kui ka Natura võrkudele, et see kõik ju peaks kajastatud olema. Et me ei saa teha sellist nii-öelda rohelist energiat, millega nagu must maa järel, et metsad raiutakse maha, et tekitada sinna see koht koos nende ligipääsuteedega hektari suurune vundament keset RMK metsa, et see ei ole jätkusuutlik ja see ei ole ka kooskõlas seni kehtinud tavadega. Ka kui me väga tihti siin puldis kuuleme Euroopa Liidu direktiividest kõnelevat, siis Euroopa Liidu direktiivid on öelnud ka, et tuulikuid ei tohiks rajada rohealadele looduskeskkonda, vaid just jäätmaadele, tööstuspiirkondadesse, aga miskipärast meie planeerijad ei taha seda kuulda, et see kõik on väga arusaamatu ja see kõik on väga loodust kahjustav. Aitäh. Ja Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh veel kord sõna andmast, et ma nüüd jätkangi täpselt siit samast sedasama teemaga, et tõepoolest, et see seaduseelnõuga me räägime taluvustasudest inimestele, aga me ei räägi sellest taluvustasust, mis nagu kaudselt midagi analoogset, mis peaks olema ka meie metsadele, mis raadatakse jalalt, eks ole, 100 hektarite kaupa. Raadamine tähendab seda, et mets võetakse maha, sinna ei kasva enam, sinna istutata ei kasva enam mitte kunagi mitte ühtegi puud. Loodus, mis uputatakse, pinnas, mis uputatakse betooni, raudbetooni sealhulgas, eks ole, meie keskkond, mis hakkab ägama selle mikroplasti reostuse all, eks ole, mis nende tuulikulabadelt, eks ole, lendab igale poole pinnasesse, õhku, mis jõuab meie hingamisteedesse, toitu igale poole. Et räägi natuke, et mida peab hakkama taluma meie loodus, metsad, loomad, linnud, see natukene ühiskonna kaudne tervis ka, et tegelikult ei ole nii, nagu see perearst Roospuu Terviseameti propagandalehel ütles, eks ole, et ei nende tuulikutega muud häda ei ole, kui nad tahavad inimesi lihtsalt natukene närvi ja siis sealt kõik tuleb kogu see vastasseis, et seal on ikka midagi natukene muud ka. Aitäh. Ja selline näide, et kui tuulikud ajavad inimesed närvi, nagu see ei olekski tervisehäiring, et arst ja tervisekaitsja peab väga tõsiselt arvestama inimeste vaimse tervisega ja kui nüüd tulla ka selle looduse kahju juurde, et hetkel on tõesti need planeeringud jäetud iga kohaliku omavalitsuse kanda ja on tekkinud olukorrad, kus inimesed, kes elavad omavalitsuse piiri ääres, et ühelt poolt neid mõjutavad ühe omavalitsuse tuuleplaneeringud, mis tegelikult arvestavad väga ainult või kaasavad oma valla inimesi ja need, kes sinna piiri taha jäävad, et need inimesed tihtipeale ei olegi teadlikud, et tuulepark tuleb valla piiri äärde, teise valla piiri äärde ja mõjutab neid. Ja kui nüüd tõesti see mõjuala nihutada 20 kilomeetri peale, siis jääksid ka sellised olukorrad ära, et palju suurem oleks see kaasatus üle omavalitsuse piiride, arvestatakse rohevõrgustikke, arvestatakse keskkonnamõjusid. Hetkel meil olemegi sellises olukorras, et lindude rändeteid arvestatakse siis seal Vinni valla piiri peal, sest tuulepargi keskkonnamõju hindamine tehakse Vinni valla territooriumil ja aga siis
kuidas see mõjutab näiteks Väike-Maarja piirkonda, kuidas see mõjutab neid linde, kes sealtpoolt peaksid tulema, et kogu selline planeerimise protsess on väga suures vastuolus meie keskkonnaeesmärkidega, meie looduse hoiuga ja meie Eesti riigi eripäraga, et me oleme siiamaani reklaaminud Eestit kui sellist rohelist ja hajaasustustatud piirkonda, kus on metsik loodus, meil on palju rabasid, soid, järvi ja nüüd siis korraga planeeritakse Eestis 1000 Tallinna teletorni kõrgust tuulikut. Et ma arvan, et me kõik kaotame sellest, kaotame nii kohalike elanikena, kaotame Eesti riigina, kaotame ka sellena, et me oleksime turismiobjekt, et need plaanid, mis on hetkel paberile pandud ja ellu viidamas, et need väga palju rüüstavad ja ei rüüsta ainult loodust, vaid ka ma toon enda näite Vinni valla eelarvet, et kohtukulud on väga kallid, et arendajatel on neil on toetused, arendajad saavad valda väikest omavalitsust lõpmatuseni kohtusse vaidlustada, kohtusse kaevata ja meie siis väikse vallana peame nendele rünnakutele vastu astuma, aga mille arvelt? Kas siis laste huvihariduse arvelt, kas siis abivajajate sotsiaaltoetuste arvelt, et see kõik teeb meid kokkuvõttes palju vaesemaks. Aitäh. Mart Helme, palun. Aitäh. No ma näen siin karjuvat liberaadilide silmakirjalikkust. Ühelt poolt me siin paneme pudelitele külge plastkorgid niimoodi, et nad on seal ära ei kuku, et hoiame plastreostuse eest, ja teiselt poolt me siis tekitame nende tuulikutega mikroplastireostust ja kusjuures uuemad uuringud näitavad, et mikroplastireostus on üks tõsisemaid terviseriske ja vähi tekitajaid, mida üldse on tulevikus võimalik ette näha. Aga ma küsin tegelikult selle Vinni valla näite kohta, kus öeldakse, et aga polegi vaja. Teie kaasatust ja teie detailplaneeringut ja teie kinnitamisi polegi vaja. Paneme püsti nii kui nii. Et no, mis see räägib meie riigi kohta? Aitäh. Ja tõesti selline tähelepanek tekkis ka mul endale, et meil ei ole justkui enam tegu õigusriigiga. Et kogukond on kaotaja poolel, et ta ei saa enam kaitset ei kohtus ega ka omavalitsuses. Inimesed koguvad allkirju palvega mitte laastada nende kodukoht, siis õiguskantsler ütleb selle kohta, aga see ei ole avalik arvamus. Et kuskil tulevad need avalikud arvamused, mis sõidavad üle kogukonna soovidest, kogukonna tahtest ja öeldakse, et aga see on riigi eesmärk, me peame ju kuskilt elektrit saama. Ja kui ma vaidlesin Tartu halduskohtus arendajatega sellel teemal, miks Vinni vald ei algatanud detailplaneeringut, siis kaebaja ehk arendaja esindaja esimene lause oli selline, et aga riik vajab ju elektrit. Kuigi omavalitsuse ülesanne ei ole tegeleda riigi energiapoliitikaga, aga nähtavasti nüüd, kui kuulata neid arenguid siin, siis mingil hetkel omavalitsustelt enam ei küsitagi selle kohta. Ja mida veel siis halduskohus pahaks pani, kuna ta leidis, et arendajate õigusi oli kahjustatud sellega, et neid ei kuulatud ära ja et arendajale oli volikogu otsus mitte algatada detailplaneeringut ootamatu, üllatuslik ja pandi süüks, et meie volikogu liikmed ei dokumenteerinud piisavalt täpselt
ära, kuidas nende arvamus, kuidas nende otsus kujunes, siis kohus on seadnud nüüd ülesandeks kohalikule volikogu liikmele panna kirja, kuidas tema otsustusprotsess siis kujuneb, et see on jälle absurdi uus näide ja ega siis õnneks veel juhtus nii, et kohus ei öelnud, mida volikogu liige peab tegema, vaid ütles, et nüüd peab kõik need otsused dokumenteerima. Aga kui veel rääkida sellest keskkonnamõjust, millest siin kunagi ei räägita, on bisfenool A, mis on, millele ka hea küsija viitas, et on tuulikulabade koostises. Bisfenool A sarnaneb oma molekuli struktuurilt östrogeenile, hormoonile, mis siis reguleerib nii viljakust kui ka sigivust, ehk see sama bisfenool, mis siis erodeerub tuule, rahe, päikese toimel nendest labadest, satub loodusesse, uuringute põhjal lausa 60 kilogrammi aastas ühe tuuliku kohta, siis see toob nähtavasti väga suured kahjud kaasa. Ja minu meelest me ikkagi oleme loonud nagu uudse olukorra, mida pole maailmas varem olnud, et tuulikuid istutatakse sellisesse looduskeskkonda, nagu meie metsad, meie sood, ka meie rohealad, et millised tagajärjed seal loodusele saavad olema. Nähtavasti näeme neid veel 100 aastat hiljemgi. Aga aitäh! Ja Anti Poolamets, palun. No tegelikult on uuringud olemas, lihtsalt meil ei taheta nendest midagi kuulda. Hiina tegi ühe maailma suurima uuringu, kus oli kirjas, et ühe tuulepargi kohta väheneb isegi biomassi tootlus ümbruses mitme miljoni euro ulatuses. Nad lõid kõik kokku ja uurisid tuhandeid ja tuhandeid tuulikuid. Hästi on informeeritud isegi tuuleenergia lipulaev ja meie suur tuulikute püstitaja Puna-Hiina. Aga mina tahaks küsida seda, et kuidas siis ikkagi niimoodi on läinud, et kui kõik teised juba, kõikide kohta ei saa öelda, aga Soome, Inglismaa ja mitmed teised riigid tõesti jälgivad, et hakatakse distantsi elamutest, asulatest suurendama, siis meil mitte midagi ja asemele toodi just see uus planeerimine, et lihtsustame planeerimist. Et mida see siis inimkeeli tähendab, see planeerimise lihtsustamine? Minu arusaamist mööda see tähendab lihtsalt omavalitsustest üle rullimist. Aitäh! Jah, et kiirendada planeerimisprotsesse, siis on kõige lihtsam üle sõita siis kohalikust kogukonnast ja uuringud, mis näitavad keskkonnamõju, seal on ju erinevad ka kliimatingimused, kus on kuivem, kus on niiskem keskkond, et milline see siin Eestis täpselt olema saab, seda siis näitab aeg, eriti veel nii kõrgete ja keskkonda mõjutavate tuulikute puhul, et kuidas need siis mõjutavad pilvede liikumist, tuule liikumist, et kõik see kindlasti toob kaasa mõju, toob ta kaasa tagajärjed, et ma olen kuulnud ka sellist väidet arendaja, esindaja poolt, et tuulikute läheduses väga palju linde ei liigu, väiksemaid eriti, kuna putukad on sealt juba ära läinud, ehk siis kui juba väiksemad olendid ei talu seda, et nähtavasti see mõjub ka inimestele ja suurematele elusolenditele. Et väga kurb on, et seda ei mõisteta, seda ei taheta mõista, milline materjalikulu on ka see, et kui vaadata, kui väikse efektiivsusega tuulikud töötavad, viimaste andmete puhul, mis on pärit tuuleenergia assotsiatsiooni leheküljelt, oli tootlikkus eelmine aasta 20%.
Ehk siis me ehitame üles süsteemi, mis töötab 1/5 ajast. Lisaks nõuab see uus süsteem uusi võrguühendusi. See süsteem nõuab ka duubeldamist, et juhuks, kui tuul ei puhu, vajab ta juhitavat energiat sinna kõrvale. Ehk see kõik on ääretult laastav, loodust kahjustav, kallis, ressursimahukas ja kui neid kõiki asjaolusid arvestada, siis ei oleks neid tuulikuid tõesti nii palju vaja, nagu neid siia hetkel planeeritakse. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Nüüd tõepoolest rohkem enam küsimusi teile ei ole. Aitäh!